Iirimaal on immigratsiooniga olukord nii hulluks läinud, et väike rühm rahvuslasi üritab taaselustada IRA-d. Kas mäletad seda terroristlikku rühmitust, mis kunagi püüdis Briti koloonia kukutada, kasutades sõna Uus otseses IRA mõttes kõiki võimalikke vahendeid? Ma mõtlen, et see polnud küll see uudis, mida ma täna hommikul ärgates ootasin. Uus IRA väljendab oma rahulolematust sellega, kuidas Iirimaad koheldakse kui prügimäena nende kolmanda maailma inimeste jaoks. Nad tahavad toetada remigratsiooni, vastasel juhul ähvardavad vägivallaga. Ma loen selle ette väga otsekoheselt ja asjalikult. Olgu. Ma ei väljenda mingit toetust ega põlgust ega halvakspanu IRA suhtes. See on täiesti neutraalne, nagu seadus ette näeb. Uus IRA plaanib vägivaldset kampaaniat, mille eesmärk on sundida migrante Iirimaalt lahkuma. Luureametnikud on juba hoiatanud. Julgeolekujuhid kardavad, et vabariiklik rühmitus, mis sai tõelise IRA järglaseks, on ära kasutanud pinged mõlemal pool Iiri piiri. Migrantide kuritegevuse kasv saarel on suurendanud kohalikke viha. Võrdluseks, Iirimaa lõunaosas on praegu umbes 25% elanikest sisserändajad. Selge, 25% Lõuna-Iirimaa elanikkonnast on sisserändajad. 25% 7 naisest, kes tapeti selle aasta esimesel poolel, 6 neist mõrvati migrantide poolt. Kui sa tahad teada, millised on statistilised andmed, see on samuti laes. Süütuid Iiri mehi on tapetud, pussitatud, röövitud. Aga jah, 25% Iirimaa elanikkonnast on sisserändajad. See on jahmatav statistika. See on jahmatavalt suur osa Iiri rahvastikust. Ma mõtlen, see on lihtsalt liiga palju. Ja pole üllatav, et on olemas grupp rahvuslasi, kes ütlevad, oodake nüüd, me ei peaks vabanema ainult välisest koloniseerimisest. Võib-olla kui nad lihtsalt toovad need inimesed meie enda valitsusse, see on midagi, mille pärast inimesed, kes hoolivad Iirimaast ja kõigest sellega seonduvast, peaksid muretsema ja midagi ette võtma. Veerand kõigist Iirimaal elavatest inimestest on tegelikult mittevalged immigrandid. See ei hõlma nende lapsi. Kui arvestada ka nende lapsi, teist ja kolmandat põlvkonda, siis on see umbes 30–35%. See on šokeeriv hulk. Ja uus IRA näib samuti arvavat, et see on šokeerivalt suur arv, arvestades nende poolt siin tehtud avaldust. Migrantide kuritegevuse kasv saarel on tekitanud kohalikes viha, nagu näha juunis, kui Stephen Ogilvie pussitati umbes 10 minuti kaugusel kohast, kus ma praegu istun. Väidetavalt Sudaani varjupaiga taotleja poolt. Nad kasutavad sõna väidetavalt, sest see kahetsusväärne tüüp on praegu veel meie õigussüsteemi poolt menetluses. Talle ei ole veel ametlikult midagi süüdistuseks esitatud. Turvaallikad ütlesid eile õhtul meilile, et see grupp IRA, uus IRA, mis jätkab endiselt ühendatud Iirimaa taotlemist, kasutab neid rahulolematuse põhjuseid ära. Just nii. Nad tahavad, et Põhja-Iirimaa eraldataks Ühendkuningriigist ja tagastataks tervena Iirimaa lõunaossa, Iiri vabariigile. Ühendatud Iirimaa taas. On mure, et see kampaania võib põhjustada uue migrandilaine Iirimaalt Ühendkuningriiki, eriti üle Põhja-Iirimaa maismaa piiri. Ja, nad ootavad neid siin samuti. Pole kahtlustki, et nad on organiseeritud. Eelmisel nädalal ilmus sotsiaalmeedias video, kus tundmatu mees esitas IRA nimel migrantide vastu ähvardusi. Nad võtavad kontrolli enda kätte. Nad esitavad ultimaatumi, mitte poliitikutele, vaid riigis viibivatele ebaseaduslikele migrantidele, ütles ta. Mees väitis, et Briti armee austas IRA Põhja-Iirimaa konflikti ajal nende tõhususe ja professionaalsuse tõttu. Muide, meil sõidavad siiani need soomustatud Land Roverid ringi, need eritellimusel tehtudeks. Land Roverid, need sõidavad neil siiani ringi. Nüüd on aeg kodusõjaks. Just seda need mehed kavatsevadki teha. Ja kas saaks neid süüdistada? Ma mõtlen, et üha rohkem räägitakse kodusõdadest, mis algavad erinevates riikides, kuhu on saabunud liiga palju migrante. Ja kuigi loomulikult meist keegi ei poolda sõda ega tunne selle vastu huvi, oluline on märkida, et olukord on läinud nii hulluks, et inimesed tõesti usuvad, et oma kultuuri, ühiskonna ja riigi kaitsmiseks peavad nad nende inimestega sõtta minema, et neist vabaneda. Nii hulluks on asi läinud. Kui mõelda asjadele, mille pärast inimesed sajandeid tagasi sõtta läksid ja lähevad siiani, ning mõista, et valitsused survestavad omaenda rahvast, kolmanda maailma riikides pärit migrantide sissevool, kes ei sobitu üldse nende riikide kultuuridega, kuhu nad saabuvad. See, et inimesed tunnevad, et nad peavad alustama kodusõda, et neist lahti saada, on lihtsalt hullumeelne. Ja me näeme selle natsionalistliku hääle tõusu, sest kuigi nii paljud inimesed on seda natsionalismi ideed nii kaua kartnud ja nad ei ole, ma ei taha öelda, et neil on õigus seda karta, aga sellel on põhjus. Me nägime, mida natsionaalsotsialistlikud ideed tegid näiteks natsionaalsotsialistliku partei puhul. Ja muidugi, nad ei olnud tegelikult päris natsionalistid. Nad lihtsalt üritasid maailma üle võtta. See on natuke keerulisem kui nii. Aga me nägime, mis selle ideoloogiaga juhtus ja
see hirmutas inimesi. Pikka aega oli see, kui sulle öeldi, et oled paremäärmuslane, ilmselt üks hullemaid asju, mida sulle öelda sai. See tähendas, et oled rassist, et oled kohutav, et oled vägivaldne inimene. Nüüd mõistavad üha rohkem inimesi, et neid on lükatud paremäärmuslaste kategooriasse lihtsalt sellepärast, et nad on loogilised, et nad saavad aru, et kui nad tahavad oma kultuuri säilitada sellisena, nagu see on, siis see ongi kõik, mida nad tahavad. Nad peavad end kaitsma äärmuslike ideoloogiate eest, mis on neid survestanud. Ja kui sa vaatad seda piltlikult, siis kui sul on äärmus vasakpoolsed ideoloogiad ja inimesed olid keskel, äärmus vasakpoolsed on tulnud ja püüdnud keskme üle võtta ning nad on inimesi sõna otseses mõttes eemale tõuganud. Sa ei näe seda otseselt, aga nad on inimesi tõuganud rohkem paremäärmuslikuma vaate suunas. Kuid paremäärmuslik vaade tänapäeval ei ole, see ei tähenda, et tapame kõik ära, nagu nad on seda kujutanud. Pigem tähendab see, et kaitseme end ja sellega kaasneb ka rahvusluse tõus. See saab olema suur äratuskell võimudele. Need mehed näitavad neile, kuidas asju tehakse ja annavad neile 24 tundi lahkumiseks. Tõeline IRA eraldus ajutisest IRS-t 1997 aastal ja liitus hiljem 2012 aastal oma kohta rühmitusega Republican Action Against Drugs, moodustades uue IRA. Rühmitus on loonud sidemeid Šoti rahvuslaste gruppidega Glasgow's, kes aitasid seda sotsiaalmeedias reklaamida. Juulis esitati 25-aastasele õigusteaduse tudengile Isabella Perry Sullivanile süüdistus lõhkeainete omamises pärast seda, kui Iirimaa vabariigis leiti sõidukist pomm. Iiri politsei pidas ta kinni operatsiooni käigus, mis keskendus vabariiklaste dissidentide tegevusele ning kaitse ütles kohtule, et talle oli palutud see Põhja-Iirimaale tagasi viia, teadmata selle sisu. Ma tõesti tunnen, nagu loeksin IRA ajalugu, nagu 1970-ndad, 80-ndad, 90-ndad. Kõike, mis juhtus Iirimaa ja Ühendkuningriigi vahel, kui mõelda, et nad tõesti panevad pomme, et selle vastu võidelda. Jällegi, me tegelikult ei tea, mis päriselt toimub. Kõik, mida oled näinud, on see video, kus see mees ütleb, et IRA sihib migrante ja me ei tea, kas nad tõesti mõtlevad seda, mida see tähendab. Kas see päriselt juhtub? Kas vabariik, kas valitsus peaks tõesti kartma? Aga fakt, et inimesed on surutud nii äärmuslikku käitumisse, et 25-aastane paneb lõhkeseadeldise autosse, sest ta tunneb nii suurt vajadust olla osa sellest poliitilisest grupist. Jällegi, seda ei saa õigustada. Igaüks, kes paneb pommi autosse, peaks veetma elu vanglas. See ongi lihtne. See on julmus. See on terrorism. See ei ole okei. Pole vahet, millised on sinu ideoloogilised uskumused selle taga, aga samas on oluline mõista, et see idee, nagu noori ei indoktrineeritaks, ei vasta tõele. Neid ikkagi indoktrineeritakse. Ja neid indoktrineeritakse kas oma riiki vihkama või selle eest väga-väga tugevalt võitlema, sõltuvalt sellest, millises algoritmis nad end leiavad. Ma mäletan seda. See oli suur uudis. Pommi smugeldamine põhja poole. Jah, see oli hullumeelne. Ma ei usu, et me saime teada, kelle jaoks see oli. Uus IRA on sel aastal põhjas olnud väga aktiivne, rünnates Põhja-Iirimaa politseiteenistust Lurgani politseijaamas ja Dunmuris toimunud autopommiga. Nii et nad ründavad taas aktiivsed politseid. Neil on 2 eesmärki. Iiri iseseisvus ja kõik migrandid välja. Oleme seda alguses peale öelnud, et on 2 peamist vaenlast. Vaenlasi on veelgi, aga selles sisserände kaudu toimuvas ülevõtmises on 2 peamist vaenlast. On migrandid, kes tulevad sisse, aga siis on ka valitsus, kes seda lubab. Ja kui sul on need rahvuslikud rühmitused, siis 2 asja, mille vastu nad võitlevad, on migrandid ja valitsus. Nad tahavad vabadust, nad tahavad olla ühtsed. Iiri geopoliitika keerukusest ja muust sellisest võime rääkida mõnel teisel korral. Me ei hakka sellesse süvitsi minema. Siiski on oluline mõista, et just seda nad tuvastavadki. Nad saavad aru, et see ei ole ainult sõda nende vastu, kes tulevad ja püüavad üle võtta. See on sõda ka nende vastu, kes lubavad neil inimestel sisse tulla ja üle võtta. Need on 2 eri osapoolt. Ja kui inimesed ise ei hakka valitsuse ja selle sissetungijate voolu vastu võitlema, siis kes veel? See ongi see vaatenurk, mille nad on võtnud. Kas me toetame seda? Mitte päris. Kas me oleme selle poolt? Mitte päris. Ma ei poolda oma kohut, aga kas me mõistame seda? Jah, me mõistame seda. Nagu siit pildilt näha, varjupaiga taotlemine ei ole kuritegu. Varjupaiga taotlemine ei ole kuritegu. Aga ma ütlen teile, mis on kuritegu. Riiki jäämine pärast seda, kui sulle on varjupaiga taotlusest keeldutud. Puudega šotlasele silmade väljalõikamine, see on samuti kuritegu. Siia tulemine enne, kui oled üldse varjupaiga taotluse esitanud, on toetuse pettus, samuti kuritegu. Jõugud, kuritegevus, valgete laste pussitamine oma kirpaanidega. Kuriteod, need kirpaanid. Kuritegu. Ja just nii see juhtubki. Nad võtavad kogu immigrant olemise teema ja püüavad kogu jutu sellele taandada. Et sa pead lihtsalt tundma kaasa lastele ja naistele. Aga siis nad käituvad vägivaldselt. Nad ei assimileeru. Nad ei ole valmis tegelikult integreeruma ega olema tänulikud võimaluste eest, mis neile antakse. Ja nad kasutavad seda suurepärast loosungit, et varjupaiga taotlemine ei tähenda, et me oleme kurjategijad. Või vaadake neid imelisi inimesi, kes on teie ühiskonda panustanud. Kuidas te saaksite meid kõiki välja visata? See on nagu, jah. Kui rohkem sisserändajaid oleksid inimesed, kes tulevad siia selleks, et ühineda, assimileeruda ja üles ehitada neid ühiskondi, kuhu nad integreeruvad, siis ma ei usu, et inimestel oleks sellega probleemi. Kahjuks, aga see nii ei ole. Ja sai, et kuritegevuse määr on nende sissetungijate seas nii kõrge, paneb inimesi mõistma, et võib-olla ei tasu enam selle loosungi lõksu langeda.
Igatahes, kas Iirimaal luuakse tegelikult uut IRA-d, mis plaanib sisserändajaid ehk sissetungijaid rünnata? See pole veel selge. Aga kas see on märk tulevastest sündmustest? Jah, on küll. Aitäh, et sellele teemale tähelepanu pöörasite.